Palliga sa küsid õue või? Kas sa tahad õue minna? Päikese ära, me oleme siin nagu kassid kõik päikese käes. Aga üks kass otsustas, et ta tahab õue minna. Selma tuli mind sõtkuma. Selma, kas sa tulid mind sõtkuma või? Mis? Tüdruka, mis sa teed seal? Joo, me paneme siin 5. nädala kroonikat kokku. Suli tuli akna taha, mäu. Vaata, kuidas päike särab, sa ei näe mitte midagi. Suli oli akna taga, näe, paistab seal kõrvad. Ja pallike on seespool. Aha, üks kaabib ühe pool, teine kaabib teisel. Ja me laseme vahepeal liikumist. Ma olen istunud teki all, isegi lampi pole pannud, käed hakkasid külmetama ja aevastama hakkasin. 11 kraadi näitab, jah. Et nii hoos siin oma montaažiga, et polnud aegagi, panin praegu lambi põlema. Nüüd hakkan tuld tegema ja päike on soojendanud siit -20 nullini. Näed sa, mis teeb? Nii tubli. Joo, sa tahad õue minna või? No lähme, ma lasen su õue. Ai, täna saab päikest võtta. Nii tore. Mõnuleb või? Ei taha enam õue või? Panin lambi tööle, enam ei taha õue või? Pallikule. Pallikene. Pallikene. Kuule, sina ei taha õue või? Sa ei sooja. Mis? Kurr. No. Suli tahab ikka tuppa saada. Lähme laseme Suli sisse vähemalt. Ja, ma võtsin selle sõbra kaapi. Laseme tal teha natuke aega tööd. Ta nüüd arvestab praegu palju on. Paneme jälle indikaatori siia. Niimoodi. Laseme tal mingi aja nüüd jälle töötada, vaatame. Ta arvestab jah, palju tal on vaja võimsust. Et hakkab siis soojendama, praegu tuleb külm, aga varsti ta hakkab kõvemini tööle. Näed, vaikselt kogub ja siis hakkab kihutama. Tum. Näed sa. Ja siis ta laku on siin ja toru läheb sinna pliidi alla, nii et. No, hakkame kütma. Ja ma hakkan samal ajal tegema ahju tuld. Jop. No juba on lõige. Anname aega. Mul nüüd taust tundab, sest puhul ju puhub. Kell on saanud 11 läbi 15 minutit. Kes see meil siin akna taga on? See, kes ennem oli aknast seespool. Nüüd tahab tüdruk tuppa saada, jah? Mjau! Näed sa, head isu tahtsin sulle öelda. Täna hommikusöögiks või lõunasöök või mis ta mul siis nüüd on, esimene söök. Siin on mul, üks Selma huviline tekkis siia. 5 muna, need ideaalsed munad, eks ju. See pehme muna kollasega. 5 muna, krevetid ja kõik selle ma praadisin vagiupihvide rasvas. Ja nii palju, kui siis krevett andis oma mahla, siia tuli siuke 2 ja 5 tükki peekonit tegin õhufritüüris. Nii et hakkan maiustama, lasen pallikese tuppa ja tisu. Nüüd ta puhus 1 tund ja 45. Ma panin ta kinni, ta jõudis selle 1 liitri peale siia, kus teda nüüd tuleks täita ja no näed ise, ta on mingi 2-3 sentimeetrit kütust võtnud. Ja 5 kraadi, 10 sai või 11, no 4-5 kraadi, 10-11 sai 15. Nii et ta ikkagi lõi selle õhu praegu rohkem. Tuud ka ei ole nii. Ja täna ei olnud ka sellist kärsahaisu enam. Jah, täitsa. Ma ei hakka tuulutama isegi. Et ma arvan, et need purgid siin alguses me siin ise ehitasime selle. Nad on täitsa käega katsutavad, eks ju, et siin on veel lisaks on vill ümber. See on kuum. Seda ei tohi katsuda. See toru.
aga need on siin täidetud meil villaga ja need võib-olla siin kärsasid, ei tea, mis need liimid ja trükivärvid ja. Aga enam ei pea tuulutama. Nüüd ta ütleb meile midagi ilusat, kui ta lõpetab. Nii nagu ikka kõik masinad täna räägivad, eks ju. Arusaamatus keeles. Nüüd ma kuulsin, mis ta ütles. Thank you for using. I wish you safe journey. Tänan, et kasutasite mind. Ma soovin teile turvalist reisi teekonda. Vot selline sõnum on masinal lõpetades. Võtame päikest ja vaikust. See oli nõudis ja nõudis toas, muudkuid nõudis, käis ja karjus, laske mind välja. Mõtlesin, okei, lähme kõik. Ja praegu oligi see õige aeg, kus päike otse siia paistab. Hei, armas. Tead, mis ma praegu avastasin või? Kirjutan siin artiklit, mida olen suunatud kirjutama ja jagama sinuga. Ja järsku plahvatas, täna on ju 6. veebruar. See tähendab seda, et me oleme 8-aastaseks saanud, meil on sünnipäev. 8 aastat tagasi, hommikul kell 6, 6. veebruaril kanaldasin ma eluloo ja veebikogukonna. 5 aastat tagasi olin ma suunatud seda päriselt looma. Tänaseks siis 5 aastat ja jaanuar, veebruar, 4 kuud. Tagasi oli see, kui ma ostsin selle domeeni elulooja.ee ja alustasin kodulehe ehitamist, ehk siis meie kogukonnaleht on saanud 5-aastaseks täna. Jaa. Nii on. Palju õnne sulle, kes sa oled meieni juhatatud ja palju õnne meile, kes me oleme seda tööd teinud. Vot seda tahtsingi sinuga jagada praegu. Imelist päeva sulle. Ja järgmise korrani. Milline tore üllatus meil just oli. Sahamees käis. Ja lükkas meile õue pealt ära, öösel sadas lund. Sõidab seal. Kolla. Nii tore. Saigi õue ja tee puhtaks, jah, ja näe, isegi päike tuli piiluma. Teine üllatus veel. Jaa, sest muidu on olnud kogu aeg selline täna. Pime ja pilves. Aga läks valgemaks ja koerad hakkasid järsku. Tuli sahk ja tegi puhtaks. Aitäh. Hommikul ma tegin ahju ka tühjaks. Oli kuidagi teine nii täis kasvanud. Nüüd tuleb need kuskile minna. Ära puistata, vaatame. Päikeseloojangud lähevad järjest hilisemaks. Ja tänane on üldse selline, et on seal mingi sota-pota. Midagi kindlat ei ole. Aga umbes seal ta praegu on kuskil. Midagi roosakat seal on näha. Näed sa, kui me läheme. Võtame selle tibu õunaga kaasa. Meil on vaja vett ka kaevult võtta, ämber on jääs. Ilus.
Väga ilus, vaata millised kristallid on siia vesi ehitanud. Näitab natukene seda loojangut. Näe, ongi seal. Täitsa olemas. Toas mul ei paistnud midagi. Mõtlesin, et aeg on siinmaal, et lähme viime tibudel tule. Õigemini võtame suure tule ära. Ja nii me teemegi. Viime teile õuna ja need tüübid meil siin jalutavad, las nad jalutavad. Upsti. Jälle ma ei saa uksest sisse. Pärast ei saa ust kinni. Kõigepealt ei saa lahti. Aia. Ei saagi lahti. Noh. Uks. Mis sa jändid nagu? Oh, sain. Jaa, kullake. No, mis teete siin? Mis teete siin? Toon teile õuna, teate või? Vaatame, kas mul õnnestub täpsust visata või? Oh, peaaegu kõik läks sisse. Jaa. Ma tõin teile õunamaiust. Jaa. Teil läheb siin vaikselt. Mis te seda toitu seal sodite? Kõik selle pingi peal see seal täis loopinud. No noki. Joo, ma vahetan tuled ära ja jätame teid siia. Joo. Väike läks tuttu. Teie ka. Hommik, armas. Täna ma jagan sulle seda omletti, mida ma tegin, sest see on natukene teistmoodi kui tavaline omlett, mida sa oled harjunud tegema, et sa klopid munad lahti, viskad pannile ja kas segad või ei sega, kuidas keegi ja vahel ka eks ühtepidi teistpidi. Aga selle ma tegin praegu nii, et ma kõigepealt panin rasva pannile, siis ma eraldasin 5 munavalget, küpsetasin ilusti munavalged läbi. Miks ma seda tegin? Sellepärast, et munavalge on see, millele me võime olla tundlikud, eks ju. Ja seda meil ei ole vaja toorelt väga süüa. Kuidas keegi, kui ma võtan selle sooja muna ja ära vahustan, siis ma ta ikkagi joon ära ja ma ei tea, kas mul on tundlikkus või ei ole. Ma olen seda vähe proovinud veel, et sulle öelda. Kunagi peale kooli sai küll koogelmoogelit tehtud, aga nüüd ma tegin seda soolaga, mitte suhkruga, ehk siis soe kanamuna ja soolaga vahtu lüües ja väga hea. Nii, aga siis, mis edasi sai? Edasi mul täna on siin krevetid, väiksed krevetikesed, kuna ma sain nad 50% jälle, eks ju. Täisin aga väga ei taha osta asju, ülehinnatud kõik on ju. Ja siin on nüüd üks peotäis neid väikseid krevetikesi. Panin ühe mõnusa tükikese võid veel siia juba küpsetatud munavalge hulka, sulatasin ära, kallasin sinna krevetid peale, kuumutasin nad läbi koos selle munavalgega ja siis need 5 munakollast, mis ma siis tassi sisse eraldi lõin, need hõõrusin lusikaga lahti ja kallasin siia peale. Korra segasin seal panni peal ja siia nad kallasin, et see munakollane ei ole põhimõtteliselt läbi küpsetatud, ta on küpsenud koos selle munavalgega, mis siis teda juba hoiab. Ja ongi kõik. Ja tisu. Hei! Me oleme jõudnud laupäeva hommikusse, kell on 10 ja meie istume ilusti autos ja hakkame sõitma Lambasse ja Roosi. Lähme oma selle kuuliha järgi. Ei ole ma üksi, sellepärast et nemad on ka kaasas nagu alati. Alguses värisevad siin varsti, lõdvestuvad mõnusalt. On mul kõlar ka, sest ma ju samal ajal kuulan, eks ju, midagi väga vajalikku enda jaoks. Lähme käime ära. No näe, nii armas pesa, siia ma kutsukski sööma kõik meie lihasõbrad ja Jaaguga rääkisin ja ta teeb meile eraldi õhtusöögi siis, kui ta teab, et me oleme tulemas ja sobib praegu kuupäev 13. märts reede, näiteks kell 6. Või kui sulle sobib, võime teha kell 5. Anna teada. Väga nunnu. Mul on oma lihakott täis ostetud ja kodu poole tagasi sõit. Kui tahad, võid õues ka süüa.
suur sõber võtab meid vastu ja lähme. Kuula seda vaikust, mida me võtame. Meid on siin 1, 2, 3 ja päike ja meie. Ega ma silmi lahti väga ei saa teha. Päike on nii hea soe. Ja ma ei saa kõvasti rääkida, sest nii vaikne on. Seda juhtub harva, et nii vaikne on. Ma naudin edasi. Joo, me naudime edasi. Joo. See tuleb mulle sülle siin. Mul tuli meelde, et ma pean vahepeal minema puid ahju panema, sest ma alles tegin tule alla. Ma ei taha üldse lõhkuda seda asendit, aga noh, ma saan ta uuesti võtta. Mida sa osistad talle kõrva niimoodi, mis sa urised? Teisel niigi raske olla, mis sa urised veel. Panid ta paika või? Pani suli paika. Ja rahul. Mul on see lõpp veel ära teha täna. Ma vist ei hakka, see jääb hommikuks. Tahan juba magada. Arvasin, et jõuan lõpuni. Ei jõua. Pehme. Täna ma sain toa nii soojaks, et ma lambi all isegi siin kleidikesega. Vaatan aga reisikaid, reisivloogereid ja koon selline rahulik päevakene, õhtukene pigem. Tuttu nüüd. Tere hommik. Valli tuled ka või? Meil oli rahulik hommik. Kudusime oma selle. Keegi meil hiirepoisi kinni püüdnud. Tublid kiisud on, jaa, tublid kiisud on. Ja pani püsti tiiger, oi kui uhke. Lähme viime tibudele kapsast ja saia ja kutsid läksid jooksma. Näe, lund on jälle öösel sadanud, kõik on uus pehme vaik on maas. No, tea, kuidas meil uks töötab. Ups. Hästi. Kes need siin räägivad? Kes need siin räägivad? Tüdrukud räägivad. Kas tüdrukud räägivad või? Kapsa tõin teile. Tšau. No näe, teil on putru veel, mis ma õhtul kõik panin. Ei viitside väga palju süüa pimedas. Joo, no kugistage nüüd siis. Joo, mis laul on? Ma tulen koristan, paneme lambi ilusti. Tiiger, sa püüa hiiri. Kuule, nad räägivad hoopis teist häält. Mustu ütleb, kas tuli.
ja tiiger tahab käpaga nüüd katsuda. Selle peale sai ta kaka. Kuule, sul oli kõht lahti jälle, kellelgi siin on kõht lahti. Mis? Ei tea, millest neil on, vahepeal on, osadel on kõht lahti. Jaa, mis on? Mis sa räägid? Saia ja polistame natukene. Jaa. Võtan selle. Mida me proovime täna selle rehaga? Proovime täna selle rehaga. Jaa, oota. Nüüd sa hüppad mulle nakku. Täna on õues nii pehme ilm, teate või? Mine maha, ma toon saia. Ma tulen. Näe. Mine maha. No nii. Oi. Rapsite, mis te rapsite? Näe. Erla, tule ka võtta. Jaa, võta sina ka. Joo. Tule siia musta. See on meie hommikune lemmiktegevus, jah? Saia söömine. Nii tore, ma pole elus saia söönud ja teie pärast nüüd ostan poest saia. Joo, tiiger. Perla, kas sa tahad ka saia? Teate, tüdrukud, ma tegin uue pudru valmis, nii et mul on teile esmaspäevaks, teisipäevaks vist, sest see on teil täna siin kõik. Perla, tule võtta saia. Võta ka saia. No, liiga huvitatud ei ole. Üks triibik seal räägib tiigriga. Vaatab teda peaviltu otsas. Jah. Näota siit. Muistu näe. No, kes see saia maha viskas? Kes see viskas saia maha? Näe see ära. Sa tuled sisse ka, jah? Tiigrile meeldis. Ära kaka sisse astu, palun, kallis. Mul on veel koristamata tiigripoiss. Kohe panen kapse, kohe panen. Sa ei jõua oodata, jah? Tutistate üksteist ikka, jah? Kontrollite, kas suled on lahtine. No, hääle peale kõik lähevad kapsast sööma. Kõhualused on paljad, jah. Kõik on kõtu paljad. No, võta siia sisse. Ma panen selle kapsa teile. Tule siia paneme. Oih, kes see viskas kapsa maha. No, hopsti. Ja, Miilukene, ja. Näe, palun, nüüd võid nokkida. Nii, mis meil siin on? Mulle ikka see põhi praegu meeldib kõige rohkem. Ta seob hästi ja teda on hea koristada. Ja kui vaja, siis võtta lihtsalt kühveldada välja ja panna uus. No nii, kõik hästi ja teil on siin veetünni all ja palju pärjaks läinud. Te sodite siin. Kes ja veega mängivad. Nii, mis meie munapesa näitas siis nüüd? Te istute munade peal, jah? Istute munade peal sinna. Mis? Istute munade peal sinna. Panen võtan seda juurde. Üks kohe muna. Võtan seda kohe. Võtsin kana kõhu alt praegu 4 muna.
nii tubli, lasi ilusti võtta. Tule tubli tibu, joo, tubli tibu. Aga see tähendab seda, et ma saan kohe omale ühe sooja munasoolaga. Joo. No, kadusid ära munad sul või? No. Aga ma lähen nüüd. Ma tänaseks välja. Lase mind välja. Liigu, lase mind välja. Teil kõik hästi. Teil kõik hästi. Kõik hästi. Näed, sa oled nüüd seal all nurgas. Ämbri kõrval on pesa pimedas. Võt seal on nüüd nad mõlema hakanud. Need on mõlemad saanud kakakastideks. Väga huvitav. Õhtul tulen jälle. Lähme Molli. Hops, hops. Hops, hops. Õrnalt sajab lumeke. Väikest meil ta naine. Allikene. Lähme tuppa tagasi või? Jah. Kohe printsess. Tuled või? Tuled. Tiiger juba ootab siin. Teeme ennast ka kohta. Tegelikult peaks natukene siit lund ka. Molli, vabandage. Võtame selle pehme siit ära, muidu meil jälle kasvab see kiht nii paksuks siin. Nii. Kes tuleb tuppa? Tiigripoiss Essa. Palli? Nii. Vaatame, mis teevad need soojad munad mu taskus. Mul ongi plaanis teha täna ka seda. Milline teist kõige soojem on? See. Selle sööme toorelt ära. See on külm. Nii. Kokku tuli 5. Ja selle teeme omale kohe. Näed sa, ongi minu soe muna on vahtu löödud. Panin näpuotsaga natukene mõned hõlbed keldisoola sisse ja miks ma seda teen? Ma kohe sulle räägin. Paar tera soola oleks võinud vähem panna, aga muidu on väga hea vaht. 3 luksu. Palun. Jaa, sest ma proovisin eelmine kord, kui ma sain sooja munakanalt, sest see on see nooruse eliksiir, eks ju, väidetavalt. See kõige värskem, puhtam valk, jah, ma ei tee auku sisse munale ja ei joo teda ära nii, nagu ta on. Ma ei ole seda kunagi proovinud ja ma ei tea, mul ei ole seda tunnet, et ma tahaks seda proovida hetkel. Aga niimoodi vahuna on ta küll väga hea. Teine asi, eelmine kord, kui ma seda proovisin, sest ma ei ole seda aastaid teinud. Ma tegin seda peale kooli kunagi. Siis mulle meeldis teha 2 munast koogelmoogelit. Ja sinna läks natuke suhkrut. Ma õnneks sõin väga vähe üldse suhkrut. Aga natukene läks. Ja ma tegin väga palju trenni. Mul olid pikad päevad. See oli umbes keskkooli aeg. Ja nüüd, kui ma seda tegin esimene kord, mul hakkas poole tunni pärast kõht valutama. Umbes tund aega oli mul siuke imelik olla. Aga ma sõin veel hommikuks ka midagi. Ma nüüd täpselt ei mäleta, see polegi tähtis. Ma ei saanud olla kindel, kas see oli sellest tooremuna vahust see tunne või oli see kokku nendest asjadest. See mul kirjas muidugi, mis see teine asi oli. See oli ka midagi, mida ma iga päev ei söönud. Nii et nüüd ma praegu ei söö midagi, ma jälgin, mida kõht ja keha teevad. Ja meil muidugi tunne ütleb, millal on aeg vaadata või mitte vaadata ja kirja see läheb. Aigised tahavad ka muna saada ja ma teen neile ka. Tegin omale uue kreemikese. Ehk siis praegu, millega ma kõige rohkem oma näpukesi sain, näed sa vaata, juba paraneb. Enam ei ole katki, enam ei ole valus, paraneb. No siin on ka näha need, vaata seda pidi on paremini näha. Fokuseeri.
Noh, jah, ei fokusseeri. Aga sellel pöidlal oli siin see tumeda koha peal, siin oli täitsa katki veel eelmine nädal. Ja siit ka. Aga ma hakkasin määrima. Ei aidanud, ei Pepanteeni massköösseks ei aidanud, sinksalv, kõiki õlisid olin proovinud ja tuli järsku meelde Aafrika kuld, võtsin kapist välja, hakkasin sellega määrima. Ehk siis seavõiga. Ja seavõiga määrisin ja paranes kohe tuntavalt, nii et 2 ööga kasvas see valus punane katkine haav niimoodi välja, et ma sain juba eile, 5. päeval sain lõigata ära ümbert selle kõva naha, mis siin oli, mis igale poole tahtis kinni jääda ja täna on juba parem. Ehk siis ma tegin nüüd seavõiga natuke kastoorõli, et ta ei läheks täiesti kõvaks. Ma tahtsin, et ta jääks pehmeks, eks ju. Sest ise seavõi läheb muidu kõvaks ja panin siia kastoorõli, natuke mandliõli ja paar tilka frankinsensi. Põletiku vastane ja puhastav. Nii et see on meie uus kreemikene nüüd. Käisin kõigepealt sulatasin ta siis kuumaveetassis, eks ju, et ma sain kõik nad kokku segada ja nüüd istusin natuke aega lumehangestaga ja kloppisin teda kokku ja nüüd ta juba võtab selle oma ühinenud struktuuri. Ma veel korra teda segan siin toas, siis ma jätan ta rahule. Vot sellise asjaga saime nüüd hakkama. See oli täiesti siukene jälle puhas voolamine, eks ju. Nüüd võtame ja nüüd teeme. Vaatame, mis järgmine on. Ma juba tean, me hakkame munakoori purustama. Tibudel on munakoored otsas. Ja tegelikult sellist ravi, see on ikkagi ravi, eks ju, mida ma olen ju nende näppudele, ma olen pühendanud nende tervendamisele. Ja seda ma teen ikka päevas, 4-5 korda määrisin neid selle seavõiga sisse. Ja siin on ka see tulemus. Tead, millele ma veel tahtsin tähelepanu pöörata, ma ei tea nüüd, kuidas see kaamera näitab sulle, aga need küüned, eks ju, need küüned, mis mu toidumuutusega hakkasid kasvama. See selleks, ja nad on nüüd ilusad, terved, tugevad. Aga teine asi, mis on muutunud, see küünenaha lõikamine, eks ju, kunagi ma olin ju ise koolitaja, kes just nimelt tegeleski küüntega, kätega, jalgadega, spa maniküürid, spa pediküürid, keelküüned, kõik see oli mu ala, see oli mu elu oma, ütleme 10 aastat. Ei ole tähtsust siia-sinna. Ja see, mida ma siis õpetasin oma klientidele, oli see, eks ju, et kuidas saada lahti küünenaha lõikamisest. Et kui sul on käed pestud ja sa kuivatad neid, siis rätiku otsaga masseerid neid tagurpidi. Ja nad lähevad. Aga teine asi, mida ma nüüd panen tähele selle, kaua ma nüüd olen kasutanud kastoorõli 1,5 aastat, eks ju. Jah, vist on. Seda ka ei mäleta enam, mis see täpne aeg nüüd on, aga kastoorõliga määrides ka väheneb kohe see küünenaha, küüne peale kasvamine. Ehk siis ma ei mäletagi, millal ma viimati omal lõikasin küünenahku, sest et siis, kui nad mul küüned olid haprad, siis küünenahk tahtis väga kaitseks tulla siia peale. Nüüd, kui küüned hakkasid kasvama, nüüd on automaatselt kohe ka küünenahk hoiab ise siin ilusti ennast vormis, ainult samamoodi küünega lükkan siit samast lihtsalt. Ma ei ole isegi enam küünenaha lükkamiseks eraldi seda pulka kasutanud, sest et ei ole vajadust olnud. Vot sellised muutused. See, et nahk on ju tegelikult imeheas seisus, seda näitab ta ka kohe. Et ainuke asi, mis oligi, on need pöidlad, on ju. See pöial ja see esimene sõrm. Kõik need töönäpud, mis selle temperatuuri kõikumise ja sellega, sest siit nahal ei ole mitte midagi viga. Näed? See on väga heas seisus. Ei ole siin ei külmakahjustusi, ei mitte midagi. Ehk siis just nimelt need hoidvad töönäpud. Sest kui ma lõikan, siis on siin kas on nuga või on käärid või on puid, ämbreid. Need on kõik selle pöidlakesega. Ja see on puhtalt, jah, nii liigne raskus kui liiga külm temperatuur omakorda on teinud selle töö. Aga näed sa, me hakkame jõudma tervenemise faasi. Nii tore, enam ei ole valus, enam ei jää midagi väga kinni. Jätkame ja vaatame, kuhu me jõuame järgmiseks nädalaks. Bye bye. Bye bye. Ja.
Ja see, mida ma veel siin teen, on see infrapunalambil lasen süviti soojendada neid näppe ka mitu korda päevas. See oli alguses väga valus, sest et kõik need kohad on ju nii hellad, eks ju. Soojus, sügavuti soojus, eks ju, infrapunakiirgus läheb sügavuti. Tunned kohe kuni luuni välja teda. Ja ta jääb nüüd oma tööd tegema siia. Ja muidugi nägu on ka kõik selle sama rasvaga ja see kõik on nii hea. Et sina arvad äkki, et kõik need paksud rasvased õlid ei ole head ja ummistavad poole ja see on müüt, mis on ammu kukutatud. See on see puhas naturaalne. See on see, mida su nahk tegelikult tahab. Mis teda toidab, mis teda kaitseb, millega sul on kõige parem teda ka masseerida. Jah, nii on. Niisutab sügavuti. Ja kui sa ei tea, kus sa saaksid oma shea või, siis meil on ikkagi olemas see soovitame Amazonist list. Sealt oleme me ise selle või ja need õlid ostnud ja sinna listi me nad sinu jaoks panime. Leia, osta sõbraga kokku, sest shea või purk on meil tõesti. Noh, meie võtsime omal ajal, minu mälu järgi on see kilone ja mul on kasutatud üle poole. 2/3, 1/3 on alles. Ja ma ostsin selle purgi 23. aasta kevadel. 3 aastat tagasi. Ja, jätkub veel vähemalt aastaks 2. Väga hea investeering oli. Ja teine kotitäis ahju kõrvalt. See on oodanud oma aega, see on nüüd mõnusalt kuiv, nii et saab selle ka siia. Tead, mida see tegevus mulle meelde tuletab? Lapsepõlvest seda, kui sai näärikaartide kaunistuseks purustatud kuuseesseid, et teha seda peenikest sädelevat puru, mida sai liimida kaartide peale. Sest need munakoored klõbisevad selle metalli peal nagu klaas. Ja ongi valmis. Üks suur paberkotitäis ja pool tunni. Aga sellest jätkub meile jälle tükk aega ja teine kotitäis kogub ennast, sest läheb kuivama. Millega sina sisustad oma? Mis päev tal on? Pühapäeva lõunat. Meie mängisime munakoortega. Munakoore meditatsioon oli. Sulekene. Komisime väiksed notsud ära. Oota, kus tüdruk läks nii suureks kohe. Läksid nii vahtu. Jaa. Miilukisel ei ole nii pikka praegu villa. Joo. Aga ka oled pehme ja vahus ja tublid kutsid. Saite natuke kraapimist ja sügamist ja
On nii või? Mis see? Molli, sul silmad vajusid siia villa sisse ära või? Mis? Joh, nunnud. 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 See on mu toorpiim, mille ma lasen hapuks minna. Näe, nii ilusaks. Super. See on siin kõik. See piimarasv, mis peale tuleb, see on natukene kibe, eks ju, kui ta läheb hapuks. Seest on kõik mõnus. Mega mulle õudselt maitseb. Aga ma söön ka selle piimarasva ära, mis siis, et ta kibe on. Harjunud. Teie ka tahate või? Sina ka tahad või? Sina ka tahad seda või? Näed, see kõik selle kibeda rasva ära. Oli hea, jah? Tahaks veel või? Ma pean nüüd minema uue lusikamale võtta. No kummeliteed tahtsin ka keeta, ma tahan neid silmi puhastada. No nii, selge. Ma siis jagan teiega seda natuke. Sa ei kujuta ette, kui hea see on, armas. See on mu tänane lammas. Ja ma tegin teda nüüd esimest korda pliidi peal tasasel tulel. Mis tulel? Nojah, tasasel kuumusel 3 tundi. Näed sa, ma vajutan ta lahti, et ta saaks selle rasva ka siit kaasa võtta. Ja siis ma saan ta oma taldrikusse, kimmutame ta selle sama. Sest ma alguses panin, see on nüüd teine tükk, ma sõin esimese juba ära, see oli seni soojas. Ja nüüd ma saan selle ka. Vau, kui hea. Head isu. Jõudsin nii kaugele, et on 1 tokk ja 1 tokk. Nüüd mul on 3. pruun ja ma nüüd kasvatan mõlemaid veel. Nii, siin on 73 rida. Ma kasvatan veel nii, et saab kumbagi 100 täis, ehk siis 27 rida ja 27 rida, siis on neil mõlemil 100 rida pruuni täis. Siis mul jääb jupikene pruuni järgi, mida ma tahan panna varuka ootstesse. Selline plaan praegu. Lähme edasi ja paneme siia otsa 27 rida. Imeline esmaspäeva hommikusöök. On nii, jah? Miilo limpsib keelt selle peale. Siin on 2 korralikku tükki sülti ja siis on siin 6 munapudru krevetiga jälle. Nii et mul viimane peotäis läks nüüd krevetti siia. Ja jälle tegin need munavalge eraldatud, eraldi ära praetud, lisatud või, 1 küüslaugu küüs, peotäis krevette ja siis, kui need olid kõik juba mõnusad, siis kallasin sinna peale 6 munakollast ja tõstsin taldrikusse ja nii ta ise küpseb. Ja nüüd ma hakkan nautima. Head isu. Lõhna peale tulevad kõik mu sõbrad karnivoorid tulevad kohale. Kes kuhu, kuidas saab. Jam. Meile anti ülesanne vaadata tibude sulgi. Tule siia. Tule siia. Näita mulle, mis ma siit näen. Mis ma. Oota, mine ära. Oota, tule istu siia. Istu siia. Nii, istu. Mul on vaja vaadata sulgede otsi. Miks teil pepud paljad on? Mis ma siit siis nüüd näen? Nokid mind või? Ära nokki mind. Nii, oota pruuni. Oota, ma panen su pikali natukene. Lase ma vaatan kõhu alla. Tahavad nokkida sind. No mis siin siis nii väga on? Siin on, suled on ära nokitud. Oota, lase ma vaatan. Siin on ikka kohe, siin on nokitud, siin on valus. Jaa. Siit on ikka tiritud. Mis ma siis nüüd pean äkki pilti? Kas see paistab siia või? Vaata, sihukene
kallis, oota, kallis. Näed sa niimoodi? Ma ei näe mingeid šotikaid. See koht on sul hellakene, jah. Oi, keegi nokib sind, jah. Nii, tule sina siia nokki, jah. Tule siia, ma vaatan sind ka. Tule siia, ma vaatan sind ka. Tasa, jalad paigal. Tasa, ma olen praegu vaatleja, nii. Vaatame sinu kõhualust. Nii. Suleööd on kõik puhtad. Sule ümbert ei näe küll midagi, et siin keegi oleks. Ei näe, et siin keegi oleks. Vaatame veel. Jaa, oota. Oota, ma vaatan sinu pepu juurde ka. Noh, näed sa, kõik on siit on paljas ja puhas. Ei ole midagi. No. Tubli, Tibu, tubli. Tule sina ka, ma vaatan sind. Ühesõnaga, ma lähen toon rohelise sprei, lasen sulle siia ja kõik hästi. Ja toon teile selle vitamiini. Ja. Hei armas, hommik kell sai 8 ja meie juba teel. Seda pole väga-väga ammu juhtunud, kui üldse väga harva meie elus, et me sõidame kuskile hommikul kell 8. See ei ole lennuki peale minek, ei ole laeva peale minek ja ometigi oleme maanteel kell 8. Ma olen pesu pesema. See on üks osa tänase päeva plaanist. Täna on päris tihe päevakava. Ma olen püüdnud selle oma kehamälu ja oskuste järgi täpselt ära planeerida, aga hommik juba on võtnud 20 minutit rohkem mu planeeritud ajast. Ja see läks tibulas, sellepärast, et ma pidin kanade kõiki neid kõhualuseid ja pepusid üle vaatama, keda mul on vaja määrida. Määrisin praegu need, kellel olid punased ilma sulgedeta, panin sinksalvi peale, et rahustaks, et nad ei nokiks üksteist. Sain aru, eile suhtlesin GPT-ga päris põhjalikult, saatsin talle pildid ja kirjeldusest, ma ju jälgin neid kogu aeg, eks ju. Ja ta ütles, et see on neil puhas hierarhiline kohtade kätte näitamine. Nad kõige rohkem, kes ründavad kõige rohkem ja nokivad, ongi need 4 triibulist, neil on ülekaal, eks ju, 7-4 on need mustavalge triibulised, täpilised. Ja need on kõige rohkem nokivad. Aga nad nokivad ka 11, eriti ühte neist. Ja et nad on parajad puberteedid praegu, aastaseks on nad just saanud, eks ju. Ja kõige rohkem nad nokivad 7 kanast, just seda imeilusat hõbehallikest, minu perlakest. Ja perlal on kõige rohkem sulgi seljas, perlal ei ole mitte midagi viga, perla, pepu ja kõhualune on suline. Mustul on täiesti punane põletik taga, nii et selle ma määrisin praegu paksult sinksalviga kokku, eile lasin hõbespreit talle sinna peale, et nad ei näeks seda punast, et tal oleks aega olla rahulikult oma ette. Ta üldse hoiab ennast eemale ka ise. Ja avastasin selle uurimistöö käigus, et ühel kanakesel käib soolikas välja kloagist, nii et ei teagi, kuidas temaga edasi, ega seda vist väga ei ravi peale, kirve vaatame. Ma lähen nüüd otsapidi Viljandisse ja saan seal kokku ühe teadja kananaisega. Nii et Tia juba lõi teeraja sisse, tema vana tuttav ja lähme ja tema käest ma ostsin ka need põhugraanulid. Nemad ise kasutavad neid, et ma tahangi näha ja rohkem selle kohta ka teada saada. Mulle see alus kõige rohkem praegu meeldib, nagu sa oled aru saanud. Siis me käime kiiresti Suure-Jaani spa saunadest läbi, teeme ühe 1.5 saunaringi
kloorivette ligunema ei taha minna, aga saunat tahan. 3 sauna on seal ära proovida ja siis tulevad järgmised pesumasinatäied ja sõit Viljandisse ja siis on mul täna üks suur üllatus sulle. Sellepärast, et proovime ja kogeme täiesti esimest korda olevaid asju täna mitmeid. Nii seda spaad, nii seda kanaentsüklopeediat, nii need 2 asja, mis meid Viljandis ootavad, ma praegu ei räägigi, seepärast näed. Üks on seotud Milo ja Molliga ja teine on seotud kehamasina naudinguga kütuse osas. Nii et järgmise korrani. Me oleme 20 minutit oma planeeritud ajagraafikust praegu maas, aga ma usun, et see on kõik hästi, kõik on okei. Kõik kiisud sain ka tuppa kusjuures. Loppisin 2 muna lahti ja kõik olid toas ja panin ukse kinni ja ei ole ka nende pärast vaja muretsedagi. Eks nad võivad natukene seal sulideb grau kindlasti pool päeva, aga ju ta keerab magama, saab aru, et keegi ei ava uksi. Nii et imeline päev on alanud. Sõidame. Vahelülitus. Pesumasinad pesevad. Kõht on head sooja pekki täis. 10 minutit on aega spa avamiseni, ehk siis kohe hakkame sõitma ja läheme kõigepealt hoolitseme kanatibude asjad ära ja siis lendame sauna. Kõik on täpselt ajagraafikus. Me oleme jõudnud järgmisesse sihtpunkti. Eelmisest ma ei rääkinudki sulle midagi, sest me käisime kodus teise juures. Juba tuligi kiirus. Saime sauntest välja, saunadest välja. Lähme ruttu edasi. Nii hea oli. No saavad jooksu. Lähme meie pesumasinaid siis vaatama. No minge jooksu. Oi, me tulime tagasi. Oi, kui hea meil oli. Me saime saunatada nii palju. Minge jookske. Oi. Minge jookske. Mine jookse. Milo, mine jookse. Juska. Minge jookske. No, mine. Nüüd me saime valmis. Oleme valmis minema. Kuhu me oleme valmis minema? Sinipäeva lõunasegile. Sinna me läheme. Panime endale pika patsiga soengu täna. Ja pika maanjuussi kleidi. Ja pika makli. No, nõstikud. Lähme. Lähme vaatame. Näe, teine korrus. Siia. Hop. Lähme. Hops. Ma astun mankli peale. Hops. Käpad lähevad ja lähme käpa järgi. Tule siia. Vaata, käpad lähevad siia. Vaata, kuhu käpad lähevad. Näe, käpad lähevad siia. Tere! Meie tulime esimest korda. Täitsa ise tulid. Jaa, Milo ja Molli. Kas neid olete kodus teinud siis ise? Jaa, Milo saab juba 8 ja ma olen teda kogu aeg ise. Molli on muga koos olnud pool aastat ja ma olen teda 5 korda umbes kasinud. Ja ta on 5-aastane. See on nüüd Valgevenest rescue dog, eks ju? Okei. Hästi uudishimulikud ja vaadake üle ja te jääte siia nüüd. Tulite päevakodusse. Ja nüüd me lähme siia. Lähme vaatame, kus on meie käpakesed. Kus on nüüd meie käpakesed, nunnukesed? Kes siin on, nunnupallid olete? Musi. Ai, kui ilusad puhtad te olete, kiburullid. Oi, kui ilusad puhtad ja paljad te olete. Nii õnnelikud ja... Ai, kus me see on? Olite tublid või? Kas te olite tublid? Tublid kutsud olite. Lähtusin sellest, et meil on masinne vahele läks. Jaa. Et üks ei kütata peale, teine ei kütata peale, aga puhkimisega. Et nii nagu kasutab jälge ainult. Jaa, just. Nii tore.
lendamises. Nii külm on nüüd autos ja auto alles soojeneb, panime hommikumantlisse, puhtasse hommikumantlisse ja soe tuul puhub peale. Nüüd läheb see värin ka maha. Hakkame koju sõitma. Meil on kõik asjad puhtad tehtud. Oi, ei näe. Kõik on pakitud nii kenasti. Õnnelikud. Ja, noh, juba on parem. Lähme koju. Kõik on nii hästi. Jah. Meie oma reisilt tagasi ja maja on nii maha jahtunud, kutsad on paljad ja külmetavad, panin nad lambi alla siia, näed, kahekesi on siin lambi all ilusti soojas praegu. Sest mina saan riidesse panna ja minul ei ole praegu häda midagi, aga nemad peavad natuke küll soojas hoidma ennast. Joo, sest toas oli 8 kraadi praegu. Vot nüüd aitab meid see diisli puhul ilusti ja soojendab vaikselt siin. Päris hea soe on siin ja tuli sai ka alla, nii et õhtuks on meil jälle kõik hästi ja soe. Kiisudega oli kõik väga hästi. Neil oli söök ära söödud, aga juua neil oli ja panid kõik jooksuga õue, nii et need naudivad nüüd oma õuepäeva seal. Nad said oldud ilusti kõik 4 toas ja kõik on hästi. Tibude juurde ma alles jõuan. Vaatame siis, kuidas neil on läinud. Kas teil on nii pime olnud, jah? Kas teil on nii pime olnud? Olete maganud enamus ajast või? Kas te olete maganud enamus ajast või? Te olin nii vaikselt kõik, muidu kausi ümber ajanud. Tublid olete olnud või? Nii pikalt ei näinud ja vaata, kui head ma lambi nii panin. Mul oli lamp viltu pandud, munad on maas teil, tugujussid. Panin lambi ju viltu, et nad ei oleks kogu aeg päikese käes. Rahulikumad. Ja tulin tuppa ja nii vaikselt võtsin. No ma tulen, koristan natukene, homme teeme suurema töö. Ma panen teile kohu piima ja heeringat ja... Jaa. Miks te selle kapsega siin teete kahekesi? Jah, tepud on meil ikka palju, täitsa näed. Eks ma siis homme vaatan, mis teil need teevad seal. Kuidas teil seisud on. Jaa, ma praegu lasen teid küll. Tulen annan saia. Meil on siin väga rahulik. Vot näe, niimoodi nad ajavad teda taga, ta jookseb eest ära. Aga tal on kõik ilus. Pudrust nad ei tee praegu väljagi. Neil oli pool pime. Neil oli siiamaani lamp oli teistpidi. Nii et nad pole praegu palju valguse käes olnud üldse ja see kustub ära siis, kui ta on viltu ja nad ei liiguta. See on anduriga. Jah, no siit need on näha need. Osad on täitsa paljad pepud ja osa nad ei ole. Sest neil on harjad, on kõigil ilusad, punased ja nad ise on heas. Tublid, Jesus. No, läksid pessa kakile. Perla, kes see nii teeb? Ma just koristasin. Tõttu-lõttud olete. Ma hommikul tulen siis hea tööd teile. Ma võtan suure lambi ära või laadima. Sööge kohu piima. Ma tein teile valku. Ja heeringas sööge ära. Homme saate liha, see läks sulama. Mulle öeldi, et teil on hakkliha rohkem vaja praegu anda. Jah.